VRN-i sisehoov tõusis esile just sellega, et seal see ühine ruum oli Eesti mõistes täiesti teistsuguse kvaliteediga. Era- ja avaliku ala piirid olid väga meeldivalt hajutatud, niimoodi, et tekkis selline täiesti teistmoodi koos olemise ruum, et seal oli hoonete tihedus oli päris suur, aga sellises üsna nappide vahenditega, eriti selles mõttes, et selle all oli siis maa-alune parkimine, et siis maastikuarhitektuuri sellise moodsa, karge, minimalistliku stiiliga oli see kõik seotud kokku omavahel. Sa said seal kulgeda, sa said seal olla, sa said seal suhelda ja sa said väga palju erinevaid ruumikogemusi, et see oli väga meeldiv. Ma isegi ei tea nüüd uuemast ajast selliseid arendusi, kus oleks selline kvartaalne lahendus, et on majad ümbritsetud ja siis ümbritsevad hoovi igast küljest. Midagi, mis on väga tavaline tegelikult ju kuskil Põhjamaades ja üldse suuremates linnades, et on selline 4 nurgast ümbritsetud hooviala, kuhu siis ei lasta autosid, vaid ongi mõeldud inimestele kasutamiseks. Et see sihuke nii-öelda ruumiline tüpoloogia on, ma arvan, selle projekti puhul suht erakordne. Et me jagasime ala tinglikult 2, et praegu ma seisan siin mänguväljaku piirkonnas või pooles, mis on sellisem võib-olla lustlikum ja kärarohkem ala. Ja siis seal minu selja taha jääb selline võib-olla vaba ala rohkem täiskasvanutele, kus on paviljonid, kasvuhooned, sellist niisama olemise kohtu on muruala ja siis on sellised päris privaatsed alad, mida me näeme siin fassaadide nii-öelda servades, mis on täiesti siis nende korterite juurde kuuluvad alad. Ütleme niimoodi, et igalühele oma lappi päris anda ei saa, aga selle mõttega ongi siia siis tekitatud kasvuhooned, näiteks need, kellel on aiandushuvi või soov midagi kasvatada ja võib-olla potipõllundus ei piisa või ei rahulda, et siis on võimalik seda teha siis ühises jagatud kasvuhoones. Võib-olla see algne mõte oligi see, et me tahtsime tuua siia sellist võib-olla talveaia kvaliteeti, sellist vaheruumi kvaliteeti, kus inimesed saavad oma nii-öelda õues olemise aega pikendada nende võib-olla isegi kuude võrra, kus päike on juba soe, väljas võib-olla on kõle tuul ja võib-olla osati ka külmetab, aga tegelikult siin nii-öelda talveaias või kasvuhoonetes saab lõbusasti kohvi juua. Liigilises koosseisus me oleme ajanud sellist nagu kodust joont. Erinevate linnalegendide ja hirmude tõttu ei taheta nii-öelda sellist pehmemat väärtust ja on eriti siis viljakandvaid põõsaid nagu kuskile projekteerida või istutada, aga siin me saime seda teha ja see on äge. See majade vaheline ruum on ka arendajatele muutunud järjest olulisemaks, sellepärast et saadakse aru, et enam ei pea müüma ainult sellist kipsist kuubikut, vaid loeb just nimelt see ruum, mis seal ümber on ja see on lisakvaliteet ja see on müügiargument. Praegu me siis seisame selles kohas, kuhu see Renni vesi kõik hakkab kokku jooksma. Et see on kõige sügavam Renni koht, kõige madalam põhi ja siit Rennist ta siis jookseb sinna muru peale, kus on selline kaldega reservuaar moodustatud. Et seda praegu hetkel eriti näha ei ole, aga mingite paduvihmadega ta siis mõnevõrra täitub veega ja tekib selline lisaatraktsioon. Maastikuarhitekt ikkagi on nii-öelda mõnes mõttes nagu tellimuse täitja, et sul on mingi kindlad probleemid, mida sa lahendad. See ei ole puhas kunst, et see on ikkagi tarbekunst, et see peab olema tarbitav ja praktiline. Samas neid samu olmelisi vahendeid ja sama vihma ära kasutades tegelikult on võimalik luua väga ägedaid ruume ja selliseid nagu võimalusi tuleb nagu hästi ära kasutada. Et VRN-i kvartalis on tore see, et seal ei ole aeda ümber, aed ei käi lukus, nii et sinna saavad tegelikult minna kõik sealt läbi jalutada. Et ta ei ole selline sissepoole vaatav ruum, vaid ta on just nimelt avatud väljapoole ja just see, et see eraarendus panustab avalikku ruumi, kõigile avatud ruumi on äärmiselt oluline.